Mis toimub välismaal siis? Enamus meist on ilmselt kursis skandaalse influenceriga, keda on korduvalt süüdistatud seksuaalkuritegudes ja naiste väärkohtlemises. Muidugi ma mõtlen siinkohal Andrew Tate'i. Kas te teadsite, et ta sõitis vahepeal Venemaale, et näha, kuidas kohalikud elavad ja töötavad? Tekib küsimus, kuidas mehel on vabadus lennata vabalt ringi, kui teda ootavad ees 2 kohtuotsust nii Suurbritannias kui ka Rumeenias. Kuigi Suurbritannia sooviks Andrew Tate'i kohtu alla tuua, on paraku see otsus kinni jäänud Rumeenia kohtuotsu jõustumisele. Niisiis jõudis ta rahulikult lennata Moskvasse, kus teda muuseas tervitasid ka röömsameelsed rahvatantsijad. Juhuslikult jõudis Tate lennata riiki samal ajal, kui Peterburis peaks toimuma nii-öelda majandusfoorum. Kuigi Tate isiklikult ei osalenud foorumil, jäetakse Vene meedias mulje, et Venemaa on siiski atraktiivne riik välismaa jaoks, kus on hea elada. Natuke melu! Eelmisel nädalavahetusel toimus Monacos Grand Prix, kus osales ka vormeljas Lewis Hamilton. Ta sai nimelt 2. koha. Üritusele oli kohale tulnud ka Kim Kardashian isiklikult. Juba kuid on spekuleeritud, et nende 2 vahel on midagi enamat kui lihtsalt sõprus. Ning umbes nädal aega tagasi tegigi Kim sotsiaalmeedia postituse, kus nad veedavad Lewisega koos toredat aega. Soovime neile palju õnne ja edu. Kuid veel üks uudis. Nimelt toimusid siis Armeenias parlamendivalimised, et võitis ülekaalukalt 50% häältega peaministri Nikol Pasjenini partei. Põhiliselt osalesid veel 13 parteid, kuid kõige enam kardeti Vene-Armeenia miljardäri parteid Tugev Armeenia. Nagu nimi vihjab, toetavad nad suhteid pigem Vladimir Putiniga, kui et liikuda Euroopa arengu suunas.